Tere, mina olen Sander. Lisaks riistvaralistele uuendustele, mida me kogu aeg näeme, on aga minu jaoks palju olulisem pool tarkvara. Välja on tulnud iOS 10 koos iPhone 7 launchiga, mis on saadaval ka 5 aastat vanadele telefonidele alates eelmisest nädalast. Vaatame lähemalt, millised on need kõige olulisemad muudatused. Apple on siinkohal täielikult muutunud oma mõttelaadi. Nimelt nad on avanud ennast täiesti kolmanda osapoolte arendajatele oma enda aplikatsioonil, mis varem olid ainult suletud ja reserveeritud Apple'i enda arendusele. Näiteks, kui sa kasutad häälkäsklusega Hey Siri, ükskõik millist funktsiooni, siis varem said kasutada ainult seda, mis oli juba sisse ehitatud sinu telefoni. Ehk siis helistada kellelegi, otsida midagi veebis, saada vastuseid Wikipedias ja nii edasi. Tänasel hetkel on võimalik ükskõik millisele arendajal arendada aplikatsioone oma häälkäsklusega kasutamiseks. Näiteks sa võid öelda Hey Siri, get me a ride. Great. Confirming you want to use Uber. Yes. What type of ride do you want? UberX. Uber can get you a new Berks in 3 minutes. Või siis saata sõnumeid häälkäsklusega mitte ainult Apple'i enda aplikatsiooni kasutades, vaid ka kasutades WhatsAppi. Näiteks, Hey Siri, send WhatsApp message to Jon Snow. What do you want to say to Jon Snow? Hi, how are you doing? Here's your WhatsApp message to Jon Snow. It says, Hi, how are you doing? Ready to send it? Yes. It's sent. Lisaks häälele ja Sirile on nad avanud oma aplikatsioonid ka sõnumites. Nimelt saavad kolmanda osapoole arendajad ehitada nende sõnumite juurde igasuguseid aplikatsioone. Näiteks kui sa otsid kohta, kui sa tahad kellegi kuskil kokku saada, saadad neil kohe Yelpi asukoha selle restorani kohta. Nad saavad kohe selle sama sõnumi sees näha see restorani hinnanguid, kus see asub ja kuidas nad sinna jõuavad. Lisaks sellele on väga hea viis sõnumite sees ka saata inimestele oma lemmiklugu, ilma et ta sõnumist lahkust, ta saab kohe seda lugu mängida sõnumi sees. Sinna on võimalik ka palju igasuguseid lõbusaid kleepse, mis on sinna välja tulnud, ehk siis muuta see kasutajakogemus iMessage'i sees palju paremaks. Lisaks sellele Apple'i enda uuendused, kus on võimalik saada erineva stiiliga tekste, kirjutada inimesele oma käega või siis saata oma südamerõpp või lausa joonistada neile midagi. Järgmine platvorm, mis nad on teinud arendajatele avatuks, on ka helistamine. Nimelt enam ei ole vahet, kas kõne tuleb sul tavakõnena, FaceTime audiona või hoopis WhatsAppi kõnena või hoopis Facebooki Messengeri kõnena. Need kõik helisevad täpselt ühe sama pildi sees ja täpselt samamoodi saad vastata kõnele, nagu sa vastad igasugusele tavalisele telefoni kõnele. Ehk siis sa ei pea minema kuskile spetsiaalsesse äppi, logima sinna sisse ja siis selle äpi sees vastama kõnele, nii nagu sa pidi varem tegema iPhone'i peal ja nii nagu sa senimaani pead tegema Androidi peal, vaid see on kõik integreeritud ühtsesse süsteemi. Apple on arendajatele avanud ka oma kaardirakenduse ehk muuta seda tegelikult nende oma kaarti paremaks lõppkokkuvõttes. Ehk näiteks kui sa oled Yelp või Foursquare, nad saavad nüüd integreerida oma asukohad kõik kaardi peale või siis näiteks kui sa kasutad Apple Maps'i ja tahad tellida omale taaskord Uberit, siis sa lihtsalt valid Ride Apple Maps'i pealt ja tellidki omale Uberi selle äpi sees ilma kunagi lahkumata või minemata kolmanda osapoole äppi sisse, et seda omale tellida. Ehk kogu see avatus kolmandatele osapootele nii kõnedes, sõnumites, kaartides kui ka häälkäskludes Siri kasutades teeb kogu sinu kogemuse palju mugavamaks ja lihtsamaks, kuna sa ei pea enam käima erinevate äppide vahelt, vaid sa saad kogu info kätte seal täpselt, kus sa oled ja selle hetkel, kui sa seda vajad. Lisaks avatusele kolmanda osapoole arendajatele on suur muutus olnud ka 3D puudutuse ehk 3D touchil ja widgets ehk igasugustel erinevatel vidinatel. Nimelt on palju rohkem arendajaid võrreldes iOS 9-ga avanud nüüd oma aplikatsioonid ka sinna vidinate alasse, kus on võimalik esimese lühikese samme teha ilma tegelikult äppi sisse minemata. Lisaks sellele, kui sa kasutad seda 3D puudet ehk sa vajutad tugevalt ikooni peale, mis on nii iPhone 6S kui 7 võimalus ekraani läbi, siis sul on võimalik informatsioon saada kohe seal kätte taaskord ilma, et sa üldse läheksid äppi või siis jõuda kiirteena kohe äpis õigesse kohta. See on minu jaoks suur muudatus ja on muutnud tegelikult juba minu kasutajaharjumusi. Suur fookus iOS 10 juures on ka tervis, mis on paljuski seotud Apple Watch Series 2-ga ja nende uuendustega, mis seal tuli, aga need on kõik ka olemas iPhone'i sees. Nimelt on seal traditsiooniliselt olemas sinu tegevuste ehk activity'te jälgimine, kui palju sa teed sporti, kui palju sa liigud, kui palju sa seisad. Seal juurde on lisandunud veel toitumine, mindfulness, mis on siis hingamine ja nii-öelda hetkes olemine ja lisaks sellele ka uni.
nimelt ei ole seal enam lihtsalt võimalik sul panna alarm, vaid sul on ka võimalik panna oma magama mineku aeg ja ülesärkamise aeg ja ta tuletab sulle meelde, hei, sul on 10 minutit magama minekuni, pane ennast valmis või pane oma ekraanid juba kinni, mis on tegelikult suur muudatus ja selline holistiline mõtlemine, kuidas telefon võiks aidata muuta sul sinu enda harjumusi paremaks. Muutused on toimunud ka Apple HomeKitis ehk siis selline kodulahendus ehk igasugused nutiseadmed, näiteks valgustid, termostaat, ukselukud, kõik muud on võimalik nüüd juhtida ühest konkreetsest kohast, kui sa varem pidid minema lukuäpiks, näiteks Kiwi äppi ja pirnide muutmiseks Philipsi äppi ja temperatuuri muutmiseks kolmandasse äpis, nüüd sa saad seda kõike teha ühes tsentraalses kohas ilma nendesse äppidesse minemata, taaskord avatud kolmandatele osapooltele, kõik saavad sinna arendada. Ja muudab kasutajakogemuse väga palju lihtsamaks, kui sa koju tuled, saad panna ühe stseeni, mis siis saab, kell saab teatud kellaaja, muudab temperatuuri, valguse, kõik on ühes kohas ja tsentraalselt juhitav. Viimane suur muutus minu jaoks on ka Apple Pay, mida nüüd on võimalik kasutada ka veebis. Ma kasutasin seda varasemalt pidevalt kõikides transportides, kohvikutes, poodides ja peaaegu kaarti kunagi ei kasutanud. Ja see on kindlasti tulemas ka varsti Eestisse see elustiil, aga nüüd on sul võimalik osta asju ka internetis kasutades oma Apple Pay'd. Ehk siis kui ma lähen veebibrauseris mõnele lehele, valin seda Apple Pay oma makseviisiks, siis ma telefonis panen oma sõrmejälje ja mul on makstud, mul ei ole vaja mingeid kaardiandmeid ja mu elu on taaskord nende seadmete vahel muutunud palju lihtsamaks. Ehk iOS 10 on toonud palju selliseid väikseid nüansse ja muutusi, mis muudavad kogu kogemuse palju paremaks, aga mis on oluline see, et on muutunud mõtlemine Apple'il nii-öelda oma äppe ainult kaitstes, vaid on teinud need äpid, enamus põhiäpid kõik saadaval ka kolmanda osapoole arendajatele, mis peaksid muutma kogu kogemuse selle ühe seadme sees kui ka kõikide seadmete vahel palju lihtsamaks ja veatumaks. Suured tänud veel kord vaatamast seda videot. Kui see sulle meeldis, pane siia video alla like ja kui sa tahad näha minu video ülevaadet iPhone 7, siis vajuta siia i-tähele. Siin saad vastata ka küsimusele, kas sina iPhone'i kasutajana oled juba oma telefoni uuendanud iOS 10 peale või plaanid seda teha või ei näe sellel üldse mingit suurt väärtust. Suured tänud veel kord vaatamast ja näeme järgmine kord.